Tere, Peeter, ma pöördun poole 5. korda. Kuhu jäi põsane? Tere päev. Las ta helistab mulle tagasi. Ma palun väga Unusta oma argimured ja asu kuulama, sest Eesti omapäraseim taskuhääling vallutab nüüd kõik vabariigi helikandjad. Stuudios on Peeter Võsa ja Sander Valge ning see on podcast Patrullnokad. Täpselt nii, head sõbrad, nädal möödas, meie oleme stuudios nagu naksti ja vaat ei lasknud küle teid. No vot, juhtus niisugune lugu nüüd, et täielik pettumus, ei lastudki üle. Oi, kaugel sellest, me oleme tegelikult siin viimase nädala aja jooksul olnud sellise surve ja pinge all, et tead, kas me jõuamegi salvestada, selline suur lubadus sai antud, et me ei tee poolt aastat pausi, me pühendame ennast täielikult podcastile ja ma võin öelda, et see tegelikult on õnnestunud. Tänaseks päevaks meil on salvestatud 2 külalisega saated. Väga äge. On. Tulevad vinged. Ma võin kohe öelda, et järgmine nädal on külas meil Epp Kärsin. No vot. Nii et Epuga tuleb palju seksijuttu. Kõik kiimased sellised poisikesed, kes muidu võib-olla ei julge neil teemadel rääkida. Võite julgelt tulla kõlarite juurde. Kõik kiimased vanamehed. Aga need muidugi, sellepärast, et teema on põnev ja Epp oli oi kui avatud meelega meil siin. No täpselt ja küll Epp teab, kuidas eesnääret mudida. Epp teab väga hästi seda. No vot. Vot siis, lahe, me oleme taas siin stuudios ja meil on täna teemasid väga palju. Meil on siin... Ütleme nii, et üks rohkem kui poole tunni jagu võib-olla lobisemist. No jumal, on ka palju juhtunud. Nagu näiteks? Nagu näiteks, ma ei tea, ma vist saan öelda, et meil on nüüd elu esimene sponsor välja räägitud või? Turkish Airlines. Wow. Aitäh türklased, aitäh Turkish Airlines. Tõesti, saime endale sellise toreda koostööpartneri ja mis ta meile teeb? Sõidutab meid Vietnamisse kohe varsti. Jah, paneb meid nahksete toolide peale istuma mõneks tunniks. Öeldi, et võib-olla natuke rohkemaks kui mõneks tunniks. Mõned lounge'i mõnud ka sinna juurde, sellepärast sõit on pikk, aga tõepoolest meil tuleb üks suurem komandeering. Me lähme Vietnamisse podcasti tegema. Täpselt. Aitab selles külmas Eestis kopitamisest. Vietnamis on ka tore ju. No ei vastupidi, kahju on siit ära minna, siin just läheb soojaks, siin just on ilm väga hea, aga midagi parata ei ole, töö on töö, podcast on podcast ja me oleme lubanud. Jaa, kas siit on tulemas mõni uus reisisaade? Mine sa tea. Mine tea. Mille pärast lähevad 2 telehonti kuskile kaugile Vietnamisse ometi podcasti tegema, eks ole? Ja, mida teevad 2 meest? 2 meest Vietnamist. 2 meest Vietnamist koist kartuleid kasvasid. Määrime üksteisele Vietnami salvi õla peale. Meil üks kolleeg siin stuudios määris Vietnami salvilaadset või hobuse salvilaadset asja endale nädalavahetusele kõri peale, käis rattaga sõitmas, tõmbas kõrvad tumedaks, aga vaat nüüd on nii, et mehel on näos suur lööve. Ütles, et tasakuluhäired tekkisid Vietnami salvis. Ma ei tea, palju ta seda manustas endale sinna. Ega see on ka üpris arukas igasugu suvalise möksiga, mida netipoest osta, saab ennast kohe kokku määrida. Et jah, ära siis järgmine kord tee sellist tempo. Küsi meilt, me oleks soovitanud selle õiget Vietnami salvi või äkki võtnud kaasa sind sinna, tead. Saanud otse allikast õiget asja. Täpselt. Nii et jah, me oleme varsti Vietnamisse, aga me kuivale ei jäta teid. Me oleme siin, nagu me ütlesime, teinud natukene podcast ette ja tõepoolest võib-olla tuleb siit üks selline suurem huvitav asi ka. Ja, ma kindlasti YouTube'i ka teha midagi. Ma arvan küll, et eks me teeme seda suurt asja, aga selle suure, kus metsa raiutakse, seal kuidas lendab laaste, nii et läheme suurt puud langetama, aga küll neid podcastegi tuleb. Kuidas see laul oligi, et Aasiast tulid hunnid, kõigil mustad mandlid seljas.
siuksed lood, värgid, särgid, aga aitäh kõigile ka, kes on meile siin kirjutanud selle möödunud nädala jooksul. Öeldi, et me oleme teid igatsenud. Ma võtan kohe siit paar kommentaariga ette, mis paluti ette kanda või tegelikult otseselt ei palutud ette kanda, aga kuna me tegime sellise pooleaastase pausi, siis inimesed olid üllatunud, et me oleme tagasi. Öeldi, et rõõm näha, poisid on endiselt alles, teevad head asja, pange vingelt ja viikingite ajaloo kohta Eestis tahaks kindlasti rohkem kuulda, et seda oleks äge kuulata. Wow. Seda öeldi, siis öeldi veel meile seda, et tere tulemast tagasi, Isamaa parimad pojad. No aga mis me teeme? Võtame viikingi ajaloost huvitatud, soovitame lugemist või võtame ise raamatu ette ja loeme siis neile, kes ise ei viitsi lugeda või? Kuidas need inimesed saavad viikingi ajaloost teada? No eks me peame ikka mingisuguse visuaalse materjali ette kandma, sellepärast et Eesti inimene tahab, et kõik tehakse puust ja punaselt ette ära ju. No me peame ikka Mauri Kiutsoo siia kutsuma. Jaa, kutsume kohale, räägime, teeme, vaatame, mõtleme. Okei, no jah, midagi tuleb ette võtta, kui inimesed nõuavad. Jaa, siis ma veel tegin, vaatame, rääkisime sellest, et meil on tegelikult, või õigemini sinul, sa olid piisavalt nutikas aastaid tagasi, et talletasid kõikide õigustega politsei kroonika arhiivid endale alles. Jah, nii ta on, see kõik on alles. Ja me tegime siin väikese mõtte, et äkki vaataks mõnda politsei kroonika episoodi ja sellest mõttest idanes natuke suurem asi. Me räägime sellest täpsemast projektist mõne aja pärast, aga me kindlasti teeme ühe episoodi nüüd lähiajal YouTube'i, kus me vaatame ühte huvitavat metsavarguse lugu. Aga kindlasti ka minul esimene küsimus oli see, et kuidas me juriidilise poole lahendame, sellepärast, et nagu me teame, me elame ikkagi sellises, kuidas ma ütlen? Interneti kiusu ajastul, kus meil on oht sattuda näiteks mõne sarve poolt kiusatud. Jaa, absoluutselt. Tegelikult on olukord hull, aga uurisin, pidasin natuke nõu juristidega, vaatasin, mis välismaailmas toimub ja tehakse palju räigemaid asju. Selles mõttes, et on, ütleme nii, et olgu nad naised või olgu mehed, kes siis tegelevad kullakaevamisega. Ja kui keegi mõtleb nüüd võib-olla vanematest või noorematest kuulajatest, mis see kullakaevamine tähendab, siis tegemist on kas siis mehe või naisega, kes on suhtes või läheb suhtesse ainult raha pärast, et saada nagu materiaalset heaolu, mis ei ole ka tegelikult vale. Me teame omast käestki siin inimesi, kes pargivad ennast sooja kohta, et talv mõnusalt mööda saata. Aga sellele kõigele on lahendus, kuidas seda internetis näidata nii, et meil probleeme ei tekiks. Me kasutame Facebooki smile'isid. No võt. Ja see on väga hea lahendus. Ehk siis me ei udusta nägusid, me paneme lihtsalt neile smile'id näkku ja see on psühholoogiliselt väga äge kogemus. Ma arvan, et see toimib. See toimib, sellepärast, et oletame, see on olukord, metsavargus. Härra läheb kaameraga kohale, võtab tondid ette, hakkab seal sõimama ja siis kütab molli. Noh, vaatad, pilt on selline, et okei, natuke halb vaadata. Aga kui sa paned sinna sellise nutusmaili ette, algul on tüübil siuke kohmetusmail ja kui ta saab paugu näkku ära, siis tuleb see nutusmail ette ja see töötab fucking 100%. Ma arvan ka. Nii et kohe varsti on oodata politsei kroonikast ühte sellist huvitavat reageerimisvideot, mida ma julgen öelda, et ma arvan ka, et neid episoode kuskil internetis ei ole leida, sest tol ajal vist ei olnud üldse väga Neti ei olnud ja vahepeal neid oli küll netis, aga neid on sealt otsast nagu vaikselt ära koristatud. Ongi nii, ja kogu materjali kohe kindlasti sellist ei ole kuskil kui mul. No võt, seda on ainult rõõm kuulda. Nii et sellised toredad võimalused ka, tegeleme õige pea sellega, aga tänasest podcastist rääkides mõtlesin, et räägiks natukene sellisest asjast nagu kroonika meelelahutusauhinnad.
No vot, väga suur sündmus. Meid kutsuti EFTA-le, eks ole, nomineeritakse ja puha aga et nüüd on üks teine niisugune, mingisugused Kroonika auhinnad. Kroonika. Või mis on mingisugused väga lugupeetud ajakiri, kõva ajakiri. Ma peaaegu igas juuksurisalongis olen näinud, et mõni number on. Okei, väga hästi. Aga vaatasin neid nomineerituid seal. Väga huvitava nimed. Ma võin korraks ette ka võtta, kes siin tegelikult meil see aasta... Ma pole kursiski. Sa ei ole kursiski või? Ma ei tea, ma ei ole tundnud seksikate vastu väga suurt huvi. Ise kõige seksikam mees üldse maamuna peal. Olen nüüd, jumal, jätke mind rahule, issand jumal. Ma kasvatan endale abeme. Vaatan siin neid nominente, kes on aasta... Kroonika parimate hulka nimetatud, saatejuhtide hulgast leiame siin Margus Saare, Jüri Putšakovi, Keili Sügiaineni, Eva S. Sõõrumaa, Jüri Pootsman, Eda-Ines Eti, Joel Ostrat, Kristjan Jõekalda, Liisu Lass ja Ove Petersel on siis aasta saatejuhi nominatsioonidega pärjatud. Kus on seksikus, minu meelest on see seksikus, nagu vanade kodu kokkutulek, nad on ju kõik minu ealised enam-vähem. Ei, oota Peeter. On näha, et sa oled vanaks jäänud, sa ei teinud vahet kategoorial, tegemist oli aasta saatejuhiga. No aga pidi ju seksipidu olema seal. No seksini jõuame veel, räägime seksikustest, seksikatest. No võtame seksikad mehed siis kõigepealt. Ragnar Klavan, Pääru Oja, Andres Kõpper, A.K. Nöpp, Hendrik Terras muuseas. Jäi uudistest silma. Noor Terras jäi uudistest silma. Väga tubli, on ka tähelepanu vajadusega. No näed, siis on veel Oskar Seeman, peaks Seppo Seemani poeg olema minu teada, Karl Robert Saaremäe Reket, Juss Haasma ja Ari-Mati Mustonen on siin aasta seksikamate hulgas üles toodud ja seksikad naised ka täitsa olemas. Piret Laos, Saara Pius, Laura Põldvere, Elisa Kolk, Katri Teller, Elina Netšajeva, Anett Kontaveit, Keili Sildaru, Elina Born ja Keili Sügiainen. No, nimekiri pikk ju. Jaa, aga kas ma võin nüüd muidugi eksida, kas ei olnud eelmisel või üle-eelmisel aastal oli mingisugune jutt, et kõik tahavad olla võrdsed, ei tohiks olla enam kategooriat aasta seksikaim mees ja aasta seksikaim naine, vaid peaks olema lihtsalt aasta seksikaim inimene. Jaa, aasta seksikaim persoon. Ja, täpselt. Ja nii ta on, nii ta läheb. Vaatan veel aasta telesaat rubriiki Näen su häält, Tähtede täht, Südame soov, Tantsud tähtedega, Salalaul, orkestrimängud, Masterchef, laulu- ja tantsumängud, Villa, öökülaline ja kodud rahaks, aga ei kuskil võsavinklit. No jah, aga siin on vähemalt võimalus esitama kandidaat. Kas sa tahad esita? Enda poolt on natuke imelik hääletada. Aga kui siin kuulajate hulgas on inimesi, ma ei tea, kaua see esimene hääletusvoor kestab. Jätke, jumal, ma ei lähe sinna kohal, ma lähen kodust. Jätke mind rahule, ma lähen ära kodust. Teeme nüüd nii, et ikkagi Peeter peaks saama sinna Kroonika auhindadele ka. Pange ta kirja sinna, kutsuge kohale. Lõpetage ära. Ei, ma ei lähe. Ma ei lähe, ausalt ei lähe. Ei, ma isegi ei hakka kuube pesema selle jaoks. Piisab EFTAs ka, aastas korra võib seal, äkki sealt tuleb midagi, või tegelikult tänaseks päevaks on EFTA küll peetud, kui me seda saadet salvestame, aga me ei tea veel tulemust praegusel hetkel, sellepärast, et me ei saa midagi aru. Läks väga segaseks, aga me tegelikult, me ei ole ausalt joonud siin praegu. Oota, ma mõtlen, kuidas siin seletada niiviisi, et see on nüüd eetris sel hetkel, kui on EFTA toimunud, aga me salvestame seda hetkel, mille EFTA-t pole toimunud. Kuradi segane on see asi ikka. Ühesõnaga, järgmises podcastis saate teada. Järgmise podcasti teeme kaine peaga. Või teie juba teada, kes võitsid, meie ei tea veel. Me oleme mäluaugus. Me lihtsalt proovime kuidagi homsed uudised edastada. Täpselt, me oleme pimestatud sellest rambi valgusest, kuhu meid kistakse. Anna püha isa armu. Ma võtan parem lonksu, aga logo ma ei näita, sest et meil on ikkagi ainult üks sponsor, selleks on Turkish Airlines. Täpselt, nii et. Jah, nii ta on.
mis veel vahepeal põlevat toimunud? TikTokis ka ringi käid või? Ma vist korra olen seda rääkinud, et mul korraks oli TikTok, ma vaatasin, mis seal toimub. Nüüd on tak-tak või? Täiesti mõttetus ja ma loobusin sellest jamast. Ma ei tea, mis seal toimub, aga ma tean, et see on olemas. Aga mis sul TikTokis ette lõi? Miks ta sinu jaoks jama oli? Mis seal olid? Seal olid, ma ei tea, kas ta vist kuidagi reageerib sellele, et kui sa jääd midagi natukene liiga palju passima, no, siis hakkabki sinu eest valikuid langetama ja siis lõikab ära sinu võimalused midagi valida, eks ole. Et see on ikka üksjagu jama asi, et noh, see on... kuidas seda öeldakse, see on niisugune libe tee, see viib mäest alla, eks ole, kui keegi teine hakkab sinu eest valikuid tegema. Absoluutselt. No. Lõpuks oledki märgatud Eestis. Oota, kes sind Eestis on märganud? Märjatud Eestis. See oleks ka päris huvitav saateprojekt, muidugi. Märjatud Eestis. Võib-olla tõesti. Aga jah, et ma vaatasin, et see asi on ajaraisk ja jama, aga Ukraina sõjavideod olid, siis olid mingid eestikeelsetel asjadel, ma peatu kus siis ma vaatasin, et äkki arvuti või mingit sorti tehisintellekt oli pandud lauseid lugema, keegi tegi seal mingisuguseid lollusi ala lõpmata, eks ole, laulis mingid laule või maigutas suud teiste laulude saatel. Aga meil on üks suur sõber ka, ma tean, TikTokis, Vang Andres on Vang ju. Andres, jah. Tema on, ta isegi siis, kui me saadet filmisime ju, siis tegi TikToki laivi või mida põrguta seal korraldas, aga midagi ta telefoniga tegi, jah. Midagi ta tegi seal, jah. Ühesõnaga näitas oma kallitele, ustavatele jälgijatele, mis toimub vinkli võttepussis. No võt. Ei lastud rahulikult magadagi, tead sul? Ja eks ta, mis tal seal põhiteemad olid, eks ole, et kuidas vangimajas olla või mitte olla, eks ole, kuidas libedale teele mitte sattuda, kuidas mitte hakata muutuda retsidiivseks kurjategijaks ja siis tal oli suur mingisugune kinnisvara arendusprojekt. Vallasvara arendusprojekt. Minimaja, Andres. Jah, minimaja, Andres. Nagu vangimaja. Aga kusjuures see oli huvitav, küll ma panen siia vahele korraks, näitan seda klippi ka nüüd, kuidas tegime tuuri selles konkreetses vallasmajas. Siin betoonkuubikus on õhku vähe, tuled akna peale, linnud laulavad, taevas on sinine, võt siin pisikeses betoonist ruumis saad aru, mis maksab üks väikene sõõm vabadust. Ja ei oma silm, see on ikka ma ei tea, kas ta nüüd kuningas on, aga oma silm on ta kindlasti ja see on päris lähedal ajule, et annab aimu küll, kes näeb. Kes näeb, jah. Aga TikTokist rääkides, siis tõepoolest TikTok toimib selliselt, et näitab sulle ainult neid asju, mida sina oled pikemalt vaatama jäänud ja ta on ikkagi tehisintellekt poolaru, mis annab sulle teada kõigest sellest, mida sina vaatama peaksid. Ja nagu hea Peeter, sina vaatasid sellist videosisu, siis võtas vastu, see olekki tegelik sina. Ära hakka vastu puiklema, ära kao TikTokist ära, kui sulle tuuakse täpselt see, mida sa tegelikult näha tahad. Kui poolaru ütleb mulle, mis mulle meeldima peab, et siis see peabki mulle meeldima. No täpselt. Nii ongi, vaata, kõige loogilisem. Ja kui me nüüd räägime üldse sellest poolarust ehk siis tehisintellektist, siis samamoodi tegelikult sa ei puikle vastu, kui sa raadiot kuulad autos, siis sa ikka kuulad reeglina ka järgmist lugu. See on ka ju tegelikult võtlema kui tehisintellekt, mis paneb sulle ette. No ma ei tea, mina arvan küll, et kogu selle, eks ega midagi teha ei ole, maailm lihtsalt liigub sinna, ega kätt ka ette kuidagi ei pane, kui ratas juba veereb. Aga ma küll arvan, et tulevikus vist inimesed hakkavad ütlema, et on 4 tüüpi valesid, et on väike vale, on suur vale, on statistika ja on poolaru. Sellepärast, et see poolaru ongi üks aruta olend, kes statistika põhjal üritab mingisuguseid inimlikke otsuseid langetada. Nii, rääkides enne, kui me TikTokist natuke edasi räägime, ma võtsin ka selle kuulsa ja kummalise poolaru lahti. Ma küsisin talt küsimuse,
kes on Peeter Võsa? Nii, mis Poolaru ütleb? Nii, ta mõtles 2 sekundit ja siis ta kirjutas mulle selliselt. Peeter Võsa on Eesti laulja, helilooja ja produtsent. Oota, ta on sündinud 5. augustil 1977. aastal Tartus. Eestis Peeter Võsa on tuntud eelkõige oma muusikaliste saavutuste poolest, ta on avaldanud mitmeid albumeid ja üksikuid lugusid ning osalenud mitmetel muusikaprojektidel ja kontserditel nii Eestis kui välismaal. Ta on tuntud kui laulukirjutaja, ta on kirjutanud lugusid teistele artistidele ning omastele. Lisaks muusikale on ta olnud tegev ka meelelahutusmaailma erinevates valdkondades, sealhulgas tele- ja raadiosaadete juhtimises. Muidugi, ma olengi Eesti kõige tuntum muusik. Selle peale vaatame YouTube'ist muusikavideot. Antu hea, õitseb sünnima merede hingus, nüüd ma ammugi tean, mis on väärt siiras sõpruse kindlus. No nii, nagu näha, siis tõepoolest Poolarul on õigus, aga kas 5. august minu teada küll sinu sünnipäev ei ole? 1977 ka samuti mitte. Ei ole. Aga teeme väikesed korrektuurid, sellepärast, et kui me ikkagi Poolaruga suhtleme, siis me peame teda õpetama. Ta on õppiv rakendus. Ma kirjutan talle nüüd kirja. Peeter Võsa on naissoost Eesti teleajakirjanik, sündinud 1956. aastal. Nii, ootame korraks, ma kirjutan talle, et hea Poolaru, ma pean sind paraku veidi parandama. Nii, ta ütleb mulle nüüd vastu. Muidugi, palun paranda mind, võin eksida ning soovin alati täpset ja tõestatud informatsiooni edastada. Opa, ei! Head sõbrad! Siin on teile nüüd võimalus. Palun olge head. Ja... Ai, kirjeldage mind Poolarule. Ise ma kirjeldan ennast ju nii, et... Nii, ma kirjutan talle nüüd, et väga hea. Ma edastan sulle nüüd parandused. Ma edastan sulle, ma panen sulle nagu suure tähega, mul on aupaklik. Muidugi, see on Poolaru, äkki saab aru ka veel. Nii, ta kirjutab selle peale vastu. Muidugi, ma kuulan tähelepanelikult ja olen tänulik paranduste eest. Tegelikult on Peeter Võsa naissoost Eesti taluperemees, ei talupidaja, talupidaja. Ei, transsooline. Okay. Nii, Peeter Võsa on tegelikult transsooline Eesti talumees. Täpselt. Talumees. Kes? Ma ei mäleta aastanumbrit, kes sattus 1990. aastatel politsei huviorbiiti seoses õlimooni kasvatamisega. See on kusjuures olemas kuskil minu nimekaim sugulane ka veel Viljandimaal, kes tõsiselt ka, ma mingi mooni, ma ei mäleta, mida ta kasvama väga hea, pani. ma kirjutan talle, et tegelikult on Peeter Võsa transsooline Eesti talumees, kes sattus 1990 aasta alguses politsei huviorbiiti õlimooni kasvatamisega. Talle meeldib Eesti pärimusmuusika. Täpselt. Eesti pärimusmuusika ja mis me paneme siia veel? Ja moodne tehnoregilaul. Tehnoregilaul. Nii, ma kirjutan, ma panen selle ära, ma küsin, et kas soovid veel lisainformatsiooni? Selleks korraks. Nii. Aitäh paranduse eest ja täiendava informatsiooni eest. Tõesti, ma ei olnud sellest varem teadlik ja olin eksitav informatsiooni edastades. Olen tänulik täpsustuste ja lisainformatsiooni eest. Küsime nüüd Poolaru uuesti. Nii, väga tore. Palun räägi mulle nüüd seda, kes on Peeter Võsa ja mida ma just sulle õpetasin.
Aitäh, et selgitasid mulle täpsemalt, kes on Peeter Võsa. Tänu sinu informatsioonile saan öelda, et Peeter Võsa on transsooline Eesti talumees, kellel on olnud kokkupuuteid politseiga oma õlimooni kasvatamise tõttu 1990. aasta alguses. Ta on tuntud Eesti pärimusmuusika ja kaasaegse tehnoregilaulu austajana. See informatsioon erineb varasemast informatsioonist, mida ma andsin ja ma tänan sind täpsustuste ja selgituste eest. No vot, see on täpselt see sama. Ma olen vist rääkinud, kuidas ma aeg-ajalt käitun nende Emori küsitlejatega, kes juhtuvad helistama. Kui teema mind kuidagi, kui ei kõneta üldse, siis ma panen toru ära, ma ei räägi, ma ei vasta üldse võõrastele numbritele, aga kui vahel on juhtunud elus, võtan vastu ja kui teema mind kuidagi kõnetab, siis ma ainult lihtsalt toorelt valetan. ja poolaru mulle tundub täpselt samasugune aru nagu Emorgi olevat. Tore on vahepeal rääkida. Ma kujutan ette, et inimesed, kes on üksikud ja neil ei ole võib-olla Facebookis sõpru, võib-olla keegi ei viitsi nagu rääkida nendega, siis see on tõesti hea närvirahustus ja aja veetmine. Sa istud hommikul kohvitassi kõrval maha, võtad lahti, see näeb välja täpselt nagu Messenger. Sa lihtsalt räägid temaga, kirjutad, ta vastab, ta on nagu suhtluspartner, põhimõtteliselt nagu sinu kirjasõber. Kõige parem sõber, isegi parem sõber kui koer. Ja no see on tegelikult üks kohutav asi ausalt öelda. Las mu koer ammustab mind. Jah. Oppa, nii, no. Ühesõnaga, jah, kes tahab ise ka proovida, siis chat.openai.com, sealt logite oma Google'i kontoga sisse ja saate siis igasuguseid põnevaid asju katsetada. No vot, ja saate teada siis, milline üks poolaru välja näeb. Ma veel naerisin seda, et meil on siin üle maailma kaasa arvatud Eestis on igasugused nüüd chat GTP eksperdid, kes teevad koolitusi, et tule minu koolitusele, 350 € ja õpetan sulle selgeks kõige paremad commandid, millega saad chat GTP rakendada oma äritegevuses, kirjutada parimaid reklaame, tekste ja sinu kasum hakkab kasvama. Ma arvan, et see poolaru areneb tarkuse suunas kiiremini, kui need jõuavad oma flyereid trükkida koolituste jaoks. Tõenäoliselt küll, jah. Et eks ta nii kipub minema. Sellised lood siis, aga jah, ma selle teema lõpetuseks ei oskagi mitte midagi öelda, kui selaviina. Ja, no täpselt, halleluuja. Halleluuja. Ei, jah, mis selle teema lõpetuseks muud öelda? Halleluuja, Jeesus elab. Ja, veel siia podcasti lõppu veel pidime rääkima TikTokist ja sõbrast Vanga Andresest. Kui sa sellest rääkima hakkasid, ma vaatasin, et ta oli hiljuti siin Kuuuurija saates ka tegelikult ju, kui nüüd päris täpne olla. Ohoo. Mis ta seal rääkis? Midagi on jälle pahasti või? Ta on multimuremees. Iga asi on üks suur mure. Multimuremees, jah. Ma vaatan, ma panen selle korraks siia meile taustale käima ka. Et lühidalt tegelikult sissejuhatuseks selline lugu, mis juba seal Kuuurijas käis, jutustati, oli seotud sellega, et Eesti TikTokis, nagu me teame, igal pool sotsmeedias on räme kiusamine. Lubatakse, kellel pead maha lüüa, kellel, ma ei tea, hambad sisse lüüa. Teie vang ometi hakanud kedagi kiusama. Ei, meie vang ei kiusa. Meie vang on see, kes seisab ikkagi nõrgemate eest ja ta käib koolides koolitamas ja tegelikult meie vang on sattunud suure kiusuohvriks. Tal lubatakse lausa pea maha lüüa. Millega siis? Taburetiga? Vaatame, millega tal lubatakse kõik siis. See on juba päris huvitav, mis siin toimub. Ja, see on väga hästi kõik on. Paneme selle käima, vaatame. Aga Hille ei ole ainus, kes tänases saates tahab rääkida ohtlikust netikiusust. Kuuurija reporter Ketling Ruse kohtus Andres Sarapuuga, kes ei ole kaugeltki suhkrust ja vahust tehtud mees, vaid lausa 17 aastat oma elust on ta istunud trellide taga. Pikk ja keeruline lugu. Keerulise mineviku on Sarapuu tänaseks siiski selja taha jätnud ning nüüd tegeleb mees noorte ennetustööga ning kasvatab koos elukaaslasega väikest last. Ja nüüd sa said viimati välja 6-7 aastat tagasi? 7. No, rekordimees. Sarapuu on keeranud oma elus tõesti uue lehekülje ning täna on ta pühendunud sellele, et aidata noori õigele teele. Ta käib koolides pidamas loenguid ning tal on konto ka TikToki rakenduses, kus ta teeb erineva sisuga videosid.
mis sa arvad selle kohta? On õige koht, kus laps eeskujulikule teele aidata TikTok või? Ma olen kuulnud senimaani ikka, et internet ja TikTok on see koht, kus perverdid saavad lapsi rünnata ja lapsi tuleb TikToki enese eest kaitsta ja lisaks sellele vist nüüd keelatakse igal pool ametiasutustes TikTok juba keelati ära. Et on Hiina luure väiksed pilusilmad vaatavad, mis me teeme. Vaatavad jah, aga mina olen kuulnud seda, et kusjuures, et laste osakaal TikTokis ei olegi nii suur. Väga palju on tõesti vanu mehi, kes käivad seal lapsi piilumis ja nad on küll teinud kasutajad, on pannud vanuseks sinna 16-15, et tegelikult on see väga palju vanu perverte. Vau, seda ma usun juba. Ja. Seda, et temasugune karakter võib seal hoopiski kiusajate objektiks saada, poleks ta aga mitte iialgi arvanud. See ei ole okei, saate aru. Ma tunnen nagu kohustust, et ma pean ma sõidan su lastele sisse üle. Midagi ühiskonnale nagu tagasi andma, et kuna ma olen ise nii palju nagu seda halba teinud. Andres, kes kaotas vanemad noorelt, on istunud kinni erinevate kuritegude eest. Tema ellu kuulus nii jõhker vägivald kui ka narkootikumid. Ikka narkot müünud, eks, et ma tunnen nagu mingil määral nagu süümepiinu või midagi sellist, eks. TikTok peamiselt tekkis sellest, et ma räägin nagu just rohkem sellisel nagu nii-öelda kogemusnõustajana. Täna tunneb Andres. Kogemusnõustaja on väga väga ohtlik sõna. Andres, palun ära kasuta seda sõna. Jah, täpselt. Tead, mis juhtus Diana Klassiga või? Peeter, räägi palun. Jah, kulla sõber, jäta järele. See ühesõnaga Diana Klassiga juhtus niisugune lugu, et on mingisugune MTÜ, mis korraldab ja on riiklikult juba ära regullinud ja ära omastanud selle nii-öelda kogemusnõustamise valdkonna. Ja sinna käivad koolitused ja seal on suured rahad ja tasud ja Diana Klass ju hakkas ka, tegi omale Facebooki lehe ja ma tea tasulise telefoninumbri ja hakkas siis nii-öelda kogemusnõustama, kuni lõpuks tuli kogemusnõustajate koja esimees, ma ei tea, kes need on, kes need seal üldse on, need inimesed, kes nõustamist vajavad või kes teisi nõustavad. Ja siis tuli see nõustamiskoja esimees või esinaine Diana Klassi juurde, ütles, et kallis Diana, sina ei tohi olla kogemusnõustaja, sest sinul oma 50 eluaasta kohta, sul ei ole mingit elukogemust. Aga on siiski eelkõige kui eeskujulik pereisa ning samuti tunneb ta lausa kohustust oma vigade põhjal suunata lapsi õigele teele. Andres käib ka koolides rääkimas ja väidetavalt on lapsed tema loengutest lausa vaimustuses. Enesekindel inimene, alati väljendab oma arvamust selge häälega, tema lause ülesehitus on väga konkreetne. Aga kuidas on ikkagi? Ma ühest asjast ei saa aru. Kõik need TikToki kogemusnõustajad. Te teete seal, ma ei tea, 10, 20, võib-olla 30, 40 000 inimese ees kogemusnõustamis inspireerivaid videoid, aga te ei osta endale 100 eurost mikrofoni, et see heli oleks nagu kvaliteetne. Tule taevas appi. Ei no, kuidas see nüüd on, eks ole, et inimene katsub ikka, kui ta lihtsam on, et telefoni ju Endli kepiga telefoni sutskida on ju palju nagu erutavam, kui nagu investeerida ja läbi mõelda. Aga see kõrvaorgasm oleks palju parem, kui ikkagi normaalne mikker oleks. Oleme ausad. Võimalik, et TikTokis toimuv kius võtab sõnatuks isegi mehe, kes on 17 aastat oma elust trellide taga istunud. Ja miks ma siis siin olen? Et seni kaua, kuni tulid ähvardused otse minu vastu, küll mind lubati seal nii-öelda kukkeks teha ja... TikToki kommentaariumis siis? Ja, küll mind lubati seal eelmine aasta... Mis ta see on? Kommentaariumi kukk oleks või? Tere hommikust, kommentaariumi kukk! Nii, mis veel lubati teha? Üks kommentaar, mis seal oli, et lubas mu lapse nagu alla ajada, kui tänava peal, kui vastu tuleb. Andres. Okei, no see on tõesti nagu kerigi perse, kes need siuksed... Ei no, absoluutselt oma asjade, ma ei arva näiteks, et meie sõbral ka midagi nüüd väga toredat oleks, ta liiga palju rebib oma elu lahti aga need, kes hakkavad juba lapsi ähvardama või oma asju kuskile, ma ei tea, kuhu välja vedama. Ja. Oi jumal.
Need on, kuidas need on, psühhopaadid vist. Psühhopaadid, tõepoolest, jah. Hoidke eemale, jah, nendest, kes ähvardavad juba lapsi. Sõnul hakati TikTokis ähvardama anonüümsete inimeste poolt mitte teda, vaid tema 2,5-aastast last. Ja need ei olnud mingisugused suvalised ähvardused, vaid lausa jõhkrad ja külmaverelised üleskutsed. Ma ütlen ausalt, see konkreetne mingi kirjaviis, see ei ole, ma arvan, et suht kindlalt, et see ei ole ei mingisugune 15-20 aastane, see on mingisugune, ma arvan, 35-40 pool psühhopaat ja piilik, kes iganes ei saa oma eluga hakkama ja on kõva mees. Ma olen kusjuures elu jooksul näinud selliseid. Lubavad ka, et tulevad, tapavad su ära, silmas silma näed, on reaalne kusekott. Jah, ei no nii ta paraku on, et jälgida säärast käitumisviisi, säärast ähvardamist ja säärast käitumist tuleks, aga ma ei tea isegi, kas politsei on see õige jälgima. Minu meelest peaksid vaimuhaigla arstid jälgima niisuguse asju. Täiesti nõus. Ja meie seadusandlus on selles osas küll puudulik, et võta neile inimestele peaks küll vägisi tabletid olema võimalik välja kirjutada. Tabletid, käerauad ja ma ei tea, suukorv pähena. Eluaegne arvutikeeld. TikToki, never! Ja, ei, no täpselt. Kirjutatakse, kuule, et ma tulen löön sul lapsel kirvega pea pooleks. Hille teab, kes tema last kiusas, aga Andres ei tea tänase päevani, kes on tema anonüümsete TikToki kommentaaride taga. TikTokis saab teha anonüümselt konto, laps või täiskasvanu ja mõnel on neid kontosid lausa 10, mille alt nad tegutsevad. Aga vaata, kui tuleb lapse pihta, siis teda ma ju kaitsta ei suuda kogu aeg. Aga lapse pärast ma hakkasin küll nagu hirmu tundma. Naine ei julge kodust välja vahepeal minna. Ja ei, see on selles mõttes pekkis. See võid ükskõik võib, kes selle alla nagu sattud ja minust kõik... Ei no, vaata, siin ongi jälle küsimus, eks ole, et naine ja lapsed, aga ise ta on naise ja lapsed TikToki vedanud. Kes see vedas? Aga kas ta on naisi ja last seal TikTokis? Kas ei ole mõnda videot, kus ta... Mina ei ole kusjuures näinud. Ma ei tea, minul ei ole TikToki, ma ei jälgi teda. Teine küsimus on see, et ma otseselt ka ei jälgi, aga ma olen peale sattunud. Kui sa ei ole, sulle Andres väike vihje, TikTokis ja kuskil avalikult oma naist last esitlenud, siis vaata üle oma lähiringkond, kes teab seda infot ja... Et vaata üle oma lähiringkond, üldiselt oma infot varjatakse, sellepärast, et ega igasuguseid olukordi ma olen elus näinud. Ma olen ka seda näinud, kus nii-öelda äripartner või lepingukaaslane, aga veel hullem kui töö juures omaniku teine töötaja üritab sinu infot netist nuhkida nii palju kui saab. No kuulge, see, et nuhitakse või klatsitakse, seda tehti vanasti õlleka taga juuades peaga ja nendele inimestele mul muud öelda ei olegi, et oma arengult oletegi te sellised, oletegi kahjuks jäänud õllepoe taha. Pussukotid. Jah, arutage seal oma asju, eks ole, et midagi ei ole parata. Teie arvamus ei huvita kedagi kahjuks. Jah. Sest ta ju ei tea, kes seal on. Kes see kirjutas selle? Äkki teeks rohkem neid videoid või? Elukaaslased paningi kinni oma konto, muidugi. Aga ta ka ennem tegi TikToki? Muidugi, ta tegi kodus näiteks, kuidas ta lapsega mängib või mingisuguseid. Palun. Kui oled edev, siis ole edev, aga jäta oma naised, lapsed mängust välja. Ja, no ühesõnaga jah, siin on selge. Kuidas laps käitub naljakalt, mingisuguseid selliseid hetki tegi, kuidas õues, ütleme, laps hüppab seal liumäest. Ema õnn ikkagi, et näeb laps areneb või siis naerab, eks, et... Sellised videod väikelast... Huvitav, inimesed on varmad oma õnne üles riputama, aga kui õnnetus juhtub, kas nad siis ka üles riputavad? Üldiselt ei riputa, aga siit mina julgeks öelda, et kui teil on, ärge jagaga ainult neid ilusad hetki, sest et tegelikult... palju rohkem jagamisi tähelepanu saad sa sellega, kui sa jagad oma ebaõnnestumisi ja feile, sest et inimesed üldiselt neid asju... Panin lapse kiigele, ta kukkus, murdis kaela, ops, ja vaadatavus tuleb, teed konto hakkad... TikTok laivi. TikTok laivi sellest. Sa ei saa ju tasuliseks ka teha seda, et teeniks pappi lapse kaela murdmise pealt. Jah. Aga jah, ühesõnaga sükse negatiivsema asja jagamisega üldiselt on see, et inimesed seostavad rohkem ja reageerivad rohkem, kui sa tahad tähelepanu saada.
No täpselt. Sest beebidest on tegelikult TikTokis üsna levinud. No ühesõnaga jaa, et mis me ikka siin pikalt, me saime nii-öelda teada, et Andresel on suur probleem, aga Andres, ära muretse, kui... Andres, ära muretse, olukordadel on komme laheneda. See on siis meie tänane nagu siuke kokkuvõttev sõna sellele kõigele. Aitäh, kallid sõbrad, et olite meiga ühes. Jaa, ühesõnaga, kes YouTube'is vaatab, siis kindlasti like, subscribe, pange see kelluke ka sisse, et järgmist videot maha ei magaks ja nii Instagramis võite meid jälgida, lingid kõik on all ja järgmisel nädalal on siin juba siis ei keegi muu kui Epp Kärsin.